it's Diana Banana ja see on uus intro tänu YouTube'ile. Esitage kaebused neile. Aga täna on mul ekstra mega special video. Põhimõtteliselt. Viimasel ajal trendivad YouTube'is sellised videod, kus inimesed proovivad nagu parima ja halvima review'ga või hinnanguga asju või teenuseid. Ja ma olen hästi palju vaadanud neid videoid, kus inimesed proovivad kõige halvema review'ga meiki. Nad otsivad mingi meikari, kellel on näiteks hästi halvad review'd, lähevad tema juurde, filmivad seda ja siis jagavad oma kogemust. Mul on üks tuttav, kellel on halb kogemus ühe meikariga ja kui ma ta Facebooki lehte vaatasin, ma ei saanud seda videot mitte filmida. Nii et selles videos kohtute te Eesti arvatavasti kõige halvima meikariga. Näete, kuidas tema juures päriselt käia on, milline mu kogemus on ja ma kardan. Mul on praegu lahti selle inimese Facebooki leht ja tema Facebook on Makeup by Drusilla ja see makeup pole õigesti kirjutatud nagu make inglise keeles nagu makeup, vaid see on nagu make eesti keeles ja siis up by Drusilla. Ja tema Facebooki lehelt leiab päris huvitavaid review'sid. Esimene review, mille ma leidsin, mis on väga äärmiselt negatiivne, ütleb, et jäin iseenda pulma hiljaks, kuna pidin terve meigi laskma üle teha. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga käisin Drusilla juures meigis ja sain küüneseene. Ausalt öeldes ma ei saa ka aru, kuidas see võimalik on, aga meikar Drusilla ei tulnud kohale. Sellest on 3 päeva möödas, kui Drusilla juures meigis käisin ja mu silmad ikka veel sügelevad. Okei, ma looki kardas, nagu ma ei taha selle video pärast arsti juurde minna, aga samas ebaviisakas ei soovita kellegile. Mina on suht aige. Miski haises, pole kindel mis. Muidu oli töö kiire ja üks review ütleb lihtsalt imelik. Drusillal on Facebooki lehel ka number kirjas ja ma mõtlesin, ma pigem helistaks talle, kui kirjutaks. Saan äkki nagu paremini aru, milline inimene ta on, kas ma üldse julgen tema juurde minna. Ideaalis ma tahaks seda videot filmida või nagu tema juurde minna võimalikult ruttu. Ma ei tea, kas tal on nagu pikad järjekorrad või mis, aga ma peaks vist helistama, aga ma kardan nii väga. Please, pange selle video praegu thumbs up, sest ma täiega kardan helistada, sest ma nagu tean, mida ma plaanin. Ja I kind of feel bad, aga samas... Oh my god, mu käed reaalselt värisevad. Mis ma ütled? Drusilla? Tere, kas ma räägin Makeup by Drusillaga? Jaa, siin ma olen. Ma tahaks teie juurde meiki tulla. Kas teil on vabu aegu pakkuda lähiajal? Et see võiks olla võimalikult ruttu. Kus juures mul ongi tegelikult kõik päevad siin vaba. Minu sobiks. Täna ka vaba? Täna ka vaba päev. Iga päev. Näiteks täna kell 4 sobib. Davai, teeme nii. Ja kuhu aadressile ma peaks täpselt tulema? Kui hetkel on selline asi, et mul ei ole otseselt salong. Kuna eelmises kohas nagu vallandati just ja on üks asi poole sellega. Ja ma teen hetkel koduvisiite, et kui see on okei, et tuleks sulle külla ja saaks seal midagi näitud. Okei, täna kell 4 saate tulla. Okei, ma kirjutan teile enda aadressi Facebooki. Seal on nagu korter ja number ja kõik asjad. Aga mul on selline küsimus ka, et ma tegelikult tegelen YouTube'iga ja ma lihtsalt nagu vlogiks enda päeva ja siis ma paneks selle sisse. Et kas see on okei, kui ma natuke filmiks seda? Ja ma ei pea teid üldse peale jätma, kui te ei taha, aga ma lihtsalt nagu filmiks. Jaa, ma arvan, see on äge. Mul on ikka YouTube'i kanal tegelikult ka. Ma tulin enda näpakaga videoid ja võiks äkki mu kanali linkiga panna enda video alla ja kuule, väga hea, ma saan tuntus ka ennegi juurde. Okei, ja ikka saab descriptionisse panna. Et see on siis okei, kui ma filmin ja tulete mulle siis täna kell 4 koju? Jaa, see on täitsa okei. Okei, aitäh, ma panen siis need kõik detailid teile Facebooki. Jah, teeme nii. Okei. Aga nägudeni. Okei, nägemist. Oh my god! Kas ei tundnud mega kahtlane? See oleks nagu reaalne skämm. Ja mis mõttes ta vallandati salongist? Nagu miks? Nagu mu sõbranna rääkis, et nagu see polnud parima, nagu ilmselt ma lugesin review'sid, aga nagu... Oh my god. Update, kell on 4 saanud, ma olen kõik meigi maha võtnud, et ma oleks nagu puhas nägu ja põhimõtteliselt Drusilla pidi juba siin olema, aga teda pole. Ma low-key kardan, et võib-olla teda ei tulegi kohale, nagu mõnes reviews oli öeldud. Ma ei tea, mis ma siis selle videoga teen, aga loodame parimat, et ta jääb lihtsalt hiljaks. See on päris kaameraga või? Jaa, ikka. Nagu ma küll filmin enda videod mingi
läppaga kaameraga lihtsalt. aga tahad sa mu Youtube'iga pärast vaadata? pane mingi link su mingi description'isse või midagi. jaa, ikka. ma olen ka omamoodi YouTuber. mis videoid sa teed? ma teen igast make-up challenge'eid ja. jaa, pidin sulle pilti näitama, vaata. Pilte, näita. sellist. ma olen isegi varem teinud sellist. suht nagu neutraalne, jah. aga samas selline nagu pidulik, et nagu ma lähen võtta õhtul sünnipäevale. et see nagu sobiks sinna. su näonahk on just korrast ära. võiks nagu. korrast ära? jah, võiks nagu siukest asja panna, vaat sa oled nagu veits liiga pruun, et paneme natuke heledamat sulle. vabandust natuke vähe. kindel, et see on õige toon, ma? jah, aga nagu mingi õudse mingi pruunitab ja kõike. nagu pruuni. ma ei tea. juba parem läheb. äkki võtad selle ära lihtsalt? No, ma tahan tees mõni. on see käed, sul on enda käed koos veel? jaa, et sa kuskil. võime niimoodi teha, jah, niimoodi. oota, ma teen, palun tee käed puhtaks. natuke valus tegelikult, jah. Pole hullu, elab üle. see on nagu lehm välja. kaua sul muidu läheb selle meigiga? tunnike vähem võib-olla. Okay. ei saa kaua minna. tavaliselt nagu kliendid istuvad mu tooli ja panevad kohe plehku. aga sa oled päris kaua siin. paneme seda pruuni natuke ka, et. sa ütlesid, ma liiga pruun ja nüüd see pole. no natuke vaata loomulikumat pruuni vaata, sa olid praegu ebaloomulikult pruun. kus sa ennem töötasid, mis salongis, enne kui sind lahti lasti? tegelikult ma väga ei tohiks sellest veel rääkida. Miks? kohtu käis pooleli. kindel, et see on nagu õige värv või? jah. nagu ma pildi peal näitasin. jah. kuule, sa ei usalda mind või? kindel, et see jääb nagu pildi peal või? jaa. see on päriselt nagu välja minna. jaa. ainult, et sa ei tohiks vist olla ilusam kui see sünnipäevalaps. sünnipäevalaps 80. see on nagu ookean. ookean, aga ma tahtsin pruuni meiki. jaa. ma ei tea, kus kulmud salongis sa käid, aga nagu need kulmud ei kõlba kuskile. tegelikult mulle ei meeldi, kui mu kulme katsutakse, mulle meeldib ise teha alati. no, juba hilja. ära lihtsalt liiga paksult tee. ma teen normaalselt, ma oskan. tead mis või? nüüd, kui sul on see normaalne meik peal, siis meenutab mulle ühte sõpra. keda? üks Ana Eel on. ma ei tea, kas sa tead teda, aga väga kaunis naine. Ana Eel Poon või? Ana Eel Poon, täpselt. nagu me käisime, leidsid ta Tinderist üles, ma olin nagu vuu! ja siis me käisime mingi 2 päeva. ja mis siis sai? no siis ta vaatas mulle mingi meikar, eks ole. ja ma pidin talle meiki tegema. Läks ka toolist ruttu ära või? ja ta oli mingi hetk nagu, tee mulle palun meiki, tee mulle meiki. ma olin nagu davai, teeme meiki, eks ole. siis ma hakkasin talle tegema, siis ta mingi, jõu see Niko ole! ja panin plehku lihtsalt. ma olen vaadanud nagu mingi meigi youtuberid teevad niimoodi ka kogu aeg. ma ütlesin, sina oled meigi youtuber. jaa, nagu ma teen ka endale, jaa. mul TikToki kanal ka. sa oled Drusilla 123. vabandust. ega maa naine peab nagu valu üle elama. sa oled siin Tartus ju, come on. sa oled ise ka Tartus ju? no tegelikult olin nagu Valgas. no ma olen ka tegelikult Elvast. ma olen tunne, et see on natuke liiga suur. ei. ma küll ei näe, aga nagu ma tunnetan. see on okei. usu mind. okei. jah. vaata. täpselt siuksed reaktsioonid on kõigil. okei, Drusmilla, ma arvan, me oleme siin praegu lõpetanud. ei ole. seda ma otsisingi. mida see praegu täpselt paremaks teeb? see toob nagu siukest armumise puna. on sul endal putti olemas või? ma ei taha seda infot praegu avalikustada sulle. ega ma ka ei avalikusta enda pereelu. võid küsida, aga ega ma ei vasta. on sul kutt või? mis kutt? naine või? ei, mul on kass. Drusmilla, tegelikult mul on sulle küsimus. küsi. julgelt, alati võid küsida, ma olen avatud inimene. kui ma vaatasin su Facebooki seda lehte, onju. see oli natuke teistsugune. mul on see küsimus, Drusmilla, kas sa oled mees või naine? lihtsalt niisama nagu it's fine, kõik on fine. lihtsalt ma siin tunnen, et sa natuke catfish'isid võib-olla oma Facebookis. kui sa kohe tulid, ma olin nagu. no ega sa ka mingi täiuslik poeg, aga no ma olen mees ikka. täitsa mees. su nimi on päris ikka Drusmilla või? jaa. no vanemad pikad nagu mõtlesid nagu, mis panna nimeks, eks ole. lambist isa oli mingi trussikute peal ja mu ema nimi on nagu Milla. siis nagu mamps oligi mingi nagu, et oh,
pane meie lapse nimeks Brusmilla. Ma olen nii tänulik neile, see on kõik ilusam nimi. Ma olen nii tänulik neile, Brusmilla. Mis sa naerad? Mul on ravimid võtmata. Mul on ka. Ega muidu see ei oleks. Äkki aitab? Ei! See peaks sobima. Oota. No, keegi ei näe seda. Mulle ei meeldi väga, kui sa mind näppedega puutud. Ja tegelikult pole päris see, mida ma küsisin. Nagu pilt ei olnud selline, seal on mitte ühtegi sinist asja. Ja mu kulmud... Kuidas ma selle maha saan? Võin ausalt öelda. Sa oled kõige ilusam klient, kes ma kunagi olnud on. See on nagu täiuslik. Okei, aga kuna sa ei teinud seda, mida ma tahtsin, siis ma nagu... Miks ma pean sulle sellest maksma, kui ma tahtsin midagi muud? Ma olen mingi tund aega siin olnud. Sa tellisid mind, et ma sind ära meigiks. Ja ma tellisin konkreetse töö. Aga see on tehtud. Ma tegin ära. Tegin nii hästi, kui ma suutsin. Ma ütlesin see Dua Lipa pilti. Ta ei kanna sellist. See Dua Lipa või? Jaa. Ma mõtlesin paljas porgand. 2 sotti siia. 2 sotti? Keegi isegi küsi 2 sotti. Mina küsin. Okei, mul on selline tunne, mu koer kardab mind. Ei karda. Kardab küll ja ma arvan, asi on meigis. Teenus on 2 sotti. Ja ma tahan see saada puhtalt kätte. 2 sotti või? Ma tahan puhtalt kätte. Ma mõtlesin see nagu 30 euri või niimoodi. Ei, sa ei lugenud. Sa tahad öelda, et Valgas on 2 sotti meik või? Valgas on väga kõrged hinnad. Okei, aga ma olen praegu Tartus, ma ei maksa 2 sotti seda nalja selle meigi eest või? Valgas on väga tänulikud inimesed. See on uus Tallinn. Kas sa saad aru, et sa ei andnud mulle seda, milles me kokku leppisime? Selle toote kulu ma võin sulle kinni maksa. See on 2 sotti ka. See on miks? Need on need samad asjad, mis mul on olemas. Mul on selline tunne, sa võtsid minu sahtlist. Ei võtnud. Aga mul on täpselt samad asjad. Aga mul on ka, ma ei tea, mingist samad asja oskame väärtustada äkki või? Mul olid asjad puudu meigikotist. Kaotsid ära kuskile? Jah, siia sa võtsid. Ongi jaa, vaata, ongi läinud natuke sassi need asjad. No mul on paar, see on minu oma ja... Ei ole, need on kõik, ära isegi hakkend on kõik minu omad. Kui ma praegu mõtlen, ma isegi ei tahaks öelda toodete eest maksta. Ma tegin sind ilusaks. Kelle standarditele vastavalt? Minu. Ma ei tea, maksa mulle vähemalt transpordi rakutuseni. Kui palju see on? Ma ei tea, mingi 10. Okei, ma võin sulle 10 euri maksta lihtsalt selleks, et sa nagu vait jääksid, ära läheksid. Saama sust lahti, kui ma maksan sulle 10 euri. Juba tahad lahti seda minust. Kas ma saan sust lahti, kui ma maksan 10 euri? Ma lähen võtan oma rahakoti. Davai, võib 15 ka maksta. Kus mu rahakott on? See oli mu kotis. Kus mina tea, kus sina enda raha hoiad? See oli mu... Kus mu asjad on? Minu asjad? Sa ei puutu mu asju! Miks mu rahakott sinu kotis oli praegu? Kas sa teed nalja või? See ei olnud! Kas sa teed nalja? See on minu rahakott! See on minu rahakott! See on minu rahakott! See on minu dokument sees! Siin on minu dokument sees! Sa teed nalja või? Ma pean minema. Excuse me, anna mu rahakott tagasi! Anna mu telefon tagasi! See on milla! Ma ei oska, see on minu telefon! See on minu! See on minu koera! Sa räägid mu koera endast, sa räägid minu eest, ma ei tule mille tagasi! Ei tule! Ma näen välja, nagu ma oleks nutnud, aga tegelikult ma luban, ma pole nutnud. Sain Drusmillalt enda telefoni, jumal tänatud tagasi. Mu rahakott jäigid alla, aga ma võtsin oma politseiga ühendust. Politsei ütles, tal on juba eelnevalt probleeme oma eelmise salongiga. Neil on tõesti mingi kohtuasi käimas. Mõtlesin, et ta teeb nalja. Aga ei, teda on reaalselt eelmise salongi poolt kohtusse kaevatud. Ma ei tea. Kui ma otsustasin seda videot teha, et ma otsin üles kõige halvema reitinguga meikari Eestis, siis ma arvasin, et see on nagu halb. Aga ma ei olnud, et see on selline, nagu mingi 5 aastane teeks ka paremini. Ja nüüd ma olen täiesti kindel, et ta kasutaski minu asju, sest täpselt need asjad olid tõesti kadunud. Ma ennem nägin ainult nagu, et mõni asi oli kadunud, ma ei osanud nagu väga kahtlustada, mõtlesin, äkki ma panin mujale. Aga kui ma kontrollisin reaalselt, ta, ma ei tea, kuidagi leidis mu õige asjad, kasutas neid, üritas mu telefoni varastada, üritas mu rahakotti ta varastaski mu rahakotti koos kõikide mu dokumentidega, aga siiski ma austan seda, kui ka teised üritavad teha YouTube'i, ma tean täpselt, kui raske see on, nii et ma jätsin Drusmilla kanali alla video descriptionisse. Kindlasti minge vaadake tema kanalit, võimalik, et ka mina olen kuskil tema videos, võib-olla ta sala filmis mind, ma ei tea, tundus niimoodi, aga nagu ma ei julgenud teda kuidagi süüdistada tollel hetkel. Aga nüüd, kui ma mõtlen selle peale, tal oli ta arvuti kaasas ja ta filmib oma arvutiga ja ta läpakas kuidagi vaatas imelikult minu poole. Nii et arvatavasti on Drusmilla kanalil video minust, ma ei tea, mis seal on, nii et minge vaadake. Lihtsalt pange mulle kaastundest videole thumbs up. Subscribe'iga ka minu kanalit, et kuidagi minu hingelist traumat taastada, ma ei tea. Asi on tõsine ja ma ei tea, kas see YouTube'i video oli seda väärt. Peili lõpeta hauk, ma ei saa aru, miks Peili haugub, ta on ju pikemat aega haukund.